senderdus. Ja Piiraja pääseb löögi alla! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saadet toetab EpicBet, jalgpallipanuste kodu. Tervitused kõikidele jalgpallisõpradele ja muidu spordihuvilistele, kuna käes on 5 nädalat, kui terve maailma keskmes on võrratu mäng nimega jalgpall, siis mõistagi ka Õhtuleht ei lähe sellest suurturniirist nimega maailmameistrivõistlused USA's, Kanadas ja Mehhikos mööda. Üks 3. poolaja MM-stuudio on juba eetris olnud enne MM-mängude algust. Tänaseks on 1 mängude voor peetud. Oleme näinud palju huvitavat ja seetõttu on ka paras aeg teha seni nähtust kokkuvõtteid, vaadata natuke tulevikku ja teeme seda koos Harju Jotka Laagri peatreeneri Lauri Nummaga. Tervitused! Tervitused. No nii, kõigepealt siis MM on alanud rohkete mängudega ja ma ütleks ka, et päris rohkete üllatustega. Milline selline sinu esimene tunnetus on selle koha pealt? Ja, ma arvan, et kuna riik on juba algupäraselt rohkem see MM-turniir, siis oli neid riike võib-olla, keda nii-öelda nagu jalgpalliringkond nii hästi ei tea, kui nagu läbi jalgpalli. Ehk neid oli juba automaatselt rohkem ja võib-olla Roheneme saared ei ole kõigile tuttav nagu nimi, siis selge ja see, et jah, et viigi tulemus näiteks nende Hispaania vastu ja siin nii mõnigi veel selline ütleme ka siis Jaapani Hollandi mäng ja siin on veel sellised nagu, ma arvan, ka mänguliselt nagu huvitavaid mänge, et mis siis muudab selle turniiri võib-olla juba algselt selliseks huvitavaks. Olgu siis tiiserina juba meie vaatajatele kuulajate ette ära öelda, et mõnest mängust täpsemalt ja loomulikult MM-stuudiot ei ole ilma taktika tahvlita. Selleni me jõuame natukene hiljem, nii et tungiv soovitus on mitte ära minna vahepeal, aga kui rääkida nendest tulemustest, et just viike on olnud väga palju, juba mainisid Roheneme saared Hispaania viiki ja Jaapani Hollandi viiki, lisaks veel, ma ütleks üllatuste poole pealt, Katar Šveits viik, Egiptus Belgia, võib-olla ka Saudi Araabia Uruguay näiteks, Kongo Demokraatlik Vabariik Portugal, ma ei tea, Marokko Brasiilia ja muidugi ütleme siis, kus viiki ei tulnud, kus eeldatavalt väiksem meeskond suuremat võitis ehk et Austraalia Türgi 2-0, ehk et selliseid tulemusi, mis tekitasid sellise ikkagi üllatusmomendi on olnud rohkem kui üks. Ja, ma arvan, et sa tõid veel rohkem ja veel paremini need kõik asjad välja, aga samal ajal vaatame ka seda, et kui palju need väiksemad riigid on nagu võitnud konkreetselt, siis see protsentuaalselt ikkagi nagu nii suur ei ole, aga me saame ka pidada muidugi MM-turniiril nagu neid viike väga kõvadeks tulemusteks ja väga kõvaks nagu alguseks just nendel eeldatavatel siis väiksematel riikidel. Ehk et millest on palju arutlust olnud MM-i formaadi suurenemine 48 meeskondadele, sellega koos siis ka mängude hulga väga suur suurenemine. Enne MM-i oli väga palju skeptikuid, kes siis arvasid, et see veelahe tasemetes on väga-väga suur. Vähemalt esimene mängude voor, kuigi tõdegem, et see on alles esimene voor, on näidanud, et pigem need kriitikute kartused ei ole olnud põhjendatud. Ma arvan, et see on nagu jah, võib-olla paar erinevat nurka, kuidas sellele nagu vaadata, et üks on tulemuste poole pealt. Tulemuste poole pealt pigem ütleme jah, et on nagu selline võrdne, et on üllatusi oma jagu just nende viikide näol. Ja ütleme siis teine vaade on see mänguliselt, nagu kuidas siis üks võistkond on teiselt jutumärkides mänguliselt üle, et kui palju on loodud võimalusi, kas neid on kasutatud ära, ei ole kasutatud, kuidas võistkonnad nii-öelda plaaniga täppi panevad või mitte, et jalgpall on selles suhtes nagu huvitav mäng, et siin paberi peal võivad olla alati ühed asjad nii-öelda nagu lõppkokkuvõttes. Väljak on see kõige ausam koht, kus need asjad nagu loevad nii-öelda, et siin käib. Ma arvan, et siin on palju asju seotud, näiteks ütleme siis suuremate nende koondiste või eeldate soosikute mängijate koormused, hooaegadest ootused, eeldused, need on nagu alati kõrgemad. Kuidas on väiksemad võistkonnad näiteks või ütleme siis eeldatavamad, nõrgemad võistkonnad organiseeritud nende koondiste vastu, eriti just kaitsefaasis. Ma arvan, et on selline
hea kool nii-öelda ka meil mõelda Eestis ja siis samal ajal sealt teatud nagu mängijate selline individuaalsus, kas nad siis nagu on oma selles nagu super heas performance'is ja sellel tasemel või siis kui nemad ei ole, siis kuidas see nagu on võimalik nagu teatud süsteemiga võrdsustada, et seal on, ma arvan, väga erinevad nurki, kuidas vaadata. Et kas siit võib siis teha edasi järelduse, et kui me siin veel paarkümmend aastat, võib-olla isegi natuke vähem aega tagasi esimene selline pilt, näiteks rääkides Aafrika jalgpallist, koondistest, ka tugevatest koondistest, oli selline rohkem selline kaose jalgpall, nimetame siis sellisena, siis nüüd me näeme ikkagi täiesti teistsugust pilti. Ma sellega oleksin nagu küll nõus, et ma arvan, et need Aafrika näiteks võib Senegali näite võtta esimene poolek Prantsusmaa vastu ja siin muid Maroko ja Kongo ja samamoodi, et nagu võistkondad ei ole probleemi tänapäeval kaitsta, ka madalalt kaitsta, see ei ole nagu probleem, see vanasti vaadati, kui tead sellist lihtsalt bussi ootamist ja catenacciot nii-öelda, kus me siis ootame, et midagi äkki juhtub ja oleme kaitses hambad risti nagu, et ei, see on nagu struktuursüsteem ja me peame koondise tasemel arvestama ka seda, et see ei ole klubi jalgpall, mängijad ei ole igapäevaselt koos, siin on päris palju nagu erinevaid külgi selleks, et kui nagu seotud see võistkond omavahel on koos selle plaani ja selle struktuuriga, et kaitsestruktuuri ikkagi on pigem lihtsam organiseerida, kui see nagu ründestruktuuri või mustreid või muid käitumismalle sinna kujundada ja kaitses neid tsoone katta ja teha ühiselt sellist selget ja konkreetset tööd on pigem lihtsam ja ma arvan, et need on see Aafrika võistkonnad, on see kus iganes mujalt mandrilt, et ma arvan, et nad on nagu suutnud suhteliselt adekvaatselt selle ära organiseerida, see on selge näiteks Senegali Prantsusmaa vastu, kui Prantsusmaa paneb nii-öelda selle teise käigu sisse ja leiab neid vabu tsoone ja neid mängijad nagu sinna ülekaalu, kus nemad tahavad, siis küsimus on ka see, kas see distsipliin nüüd nagu säilib. Kas see säilib, kui tuleb esimene tagasilöök, teine, kolmas ja nii edasi. Kas nad suudavad hoida seal piisavalt seda kaitskompaktselt ja kuidas nad suudavad siis sealt edasi palli vallata või kiirrünnakusse minna, et tekitada endale seda pausi nii-öelda nagu, et olla ka samal ajal nagu ise ohtlikud, aga vastuseks sellele, et tendents on kindlasti, et kõik kaitses on nagu suhteliselt hästi organiseeritud, ikkagi distsiplineeritud ja saadaks aru nagu, et erinevat moodi on võimalik edu saada, mitte ainult pikema palliga ette minnes, mitte ainult lühiksega tulles, väga palju erinevad variante on mängu sees ja mängu dünaamika sees. Kuidas sa treenerina üldse näed seda nii siis laiemalt maailmas kui ka võib-olla siis Eesti kontekstis, et jalgpalli suhtes arutatakse üsna sageli, et mis on siis see suurem relv, kas see nii-öelda siis meeskondlik läbimõeldud kaitsemäng või siis individuaalne meisterlikkus, näiteks võib-olla siis just selle sinu poolt välja toodud Prantsusmaa Senegali mängu taustal on see nagu hea arutluspunkt, kus siis esimesel poolajal see Senegali meeskondlik ja lihvitud kaitsemäng toimis, aga teisel poolajal neil lihtsalt selle individuaalse briljantsuse vastu enam relve ja võib-olla ka jõudu ei jätkunud. Ja seal on jällegi ma ütleksin niimoodi, et nagu kas nagu mulle meeldib või mitte ei meeldi nii-öelda, siin saate kontekst küll nagu see lõppkokkuvõttes ei ole tähtis, nagu tähtis on, et mis on nagu efektiivne mängus teha, et ma arvan, et see nagu Senegali selline kaitsekompaktsus nagu ja selline nagu plaani nagu jälgimine, ka neil oli nagu suhteliselt selge plaan, mitte palli kaotada, aga kohe pärast palli võitmist on ju, nad üritasid nagu suhteliselt palju palli säilitada, alustada tagant, nad ei läinud niisama lihtsalt pikkade söötude peale nii-öelda ja tegelikult neil on ka piisavalt mängijate kvaliteet, et nagu saada hakkama nagu ka Prantsusmaa pressi ja kõikide muude asjadega. Ehk siis nagu küsimus on nüüd selles mängu dünaamiks, et kuidas seda rohkem käigus hoida, aga kui ma võrdlen nagu meeskond versus individuaalid, selge on see, et mängijad on ju nagu moodustavad meeskonna, on ju. Mind huvitab nagu jalgpalli sellepärast, et see on meeskonnasport nagu. Ehk siis sinna sisse on vaja nagu leida mängijatele õiged rollid, kui me räägime Prantsusmaast või on siin mis iganes Brasiilia ja nii edasi, et nagu seal on selge see, et teatud mängijad on vaja saada teatud aladesse, teatud tsoonidesse, teatud momendil sinna palliga nii-öelda ja seal hakkab asju juhtuma, nii et see on selge nagu, et seal on teatud liikumised ja teatud meisterlikkus võib-olla, mida mingil muul võistkonnal on vaja luua natukene nagu lisatööga ja üritada kollektiivselt lahendada see probleem ja on võimalik see teha üksi võib-olla 3 mängija vastu, et see nagu kindlasti annab nagu treenerile nagu rohkem nagu valikuid, ütleme siis nii, aga samal ajal ka on see teistpidi, et kui see ei tööta, et kui me võtame näiteks Senegal ja Prantsusmaa esimene poolaeg, siis me praktiliselt oli see, et ei näegi mängus. Ehk siis kui see ei tööta, siis on selle teistpidi probleem, et kui neil on lõpuks vaja kaitsta piisavalt palju ja nii edasi, et see nagu
jalgpall käib nagu mõlemat pidi, et kui oleks seal õnnestunud näiteks alguses veel rohkem Senegali seal ära karistada midagi või mõned standardolukorrad, siis me ei tea, kumba pidi see oleks läinud ja kuidas see muudab seda mängijate seda emotsionaalsust, et ma arvan, et see teise poole see esitus näitab nagu tegelikult Prantsusmaa nagu ütleme siis võistkonnaga võib-olla nagu sellist võitja mentaliteedi nagu küpsust nii-öelda, mitte ainult nagu taktikalist. Kui palju sinu arvates või siis eemalt vaadates tunnetuse põhjal on siis see nüüd minu määratlus FIFA kaasa aidanud nendele väiksematele riikidele sellega, et see nüüd palju räägitud joogipaus, mida küll mina nimetaksin reklaamipausiks, mitte siis joogipausiks, on toodud, et siin on juba kõlanud väga levinud arvamused, et see ikkagi sellisele eeldatavalt nõrgemale kaitsvale meeskonnale annab, eriti sellistes oludes, annab ikkagi päris tuntava eelise võrreldes varasemaga. Kas see on abikäsi? Ütleme, raske on veel nagu panna paika pidavaid järeldusi lõppkokkuvõttes, kui me läheme nagu turniiri nagu faasidega edasi ja näeme lõpuks, mis võistkonnad siit edasi pääsevad ja kuidas seda kasutatakse ja kas neid sellist nagu mängustiile jätkatakse samamoodi, et ma ütlen, et pigem alati need pausid, eriti kui me räägime seisust, mis on nagu selline võrdne, tavaliselt on siis ütleme esimene poole ajal tihti see seis on ikkagi sihuke 1-1, 0-0, väga tihti 0-0, et ühe värane. Pigem see nagu annab nagu selle pausi momendi sellele võistkonnale alati, kellel ei ole seda momentumit nagu. Ehk siis nagu see mäng on ka võib-olla natukene erinevad, et kui räägime Hispaania Roheneme saarte nagu sellest momentumist, siis oli selge, et Roheneme saared vajasid seda pausi selle momendil, et see esimesed siuke 23-4 minutit või 25 vastu pidada, siis saada hingetõmme paus, korra jälle võtta grupp kokku ja minna selle sama plaaniga edasi ja jätkata seda nagu järjepidevalt. Jah, et nagu see on nagu selge, et see nagu aitab neid. Nüüd on küsimus see, et nagu, et kas see nagu momentum on seal sees või mitte, et tihti nagu seda tehakse ju seda pausi siis nurgalöögi või mis iganes eelneval situatsioonil, et see sõltub nagu millise momentum, ütleme, pigem on ta väiksematele võistkonnale kasulikum, kui seda kasutaks ka nagu kasulikult ära, et üks asi on see, et nagu lihtsalt korra puhata nii-öelda, aga lõppkokkuvõttes sul 20 minutit pärast nagu turmtuli peale pannakse ja võib-olla see momentum selle väiksemal võistkonnal ka kaob ära nii-öelda mõne mängija võib-olla mingi distsipliini või selguse tõttu, siis seda on võimalik nagu kasutada kindlasti hästi ja kindlasti nagu ütleme siis nii, et pigem ta nagu soosib neid nii-öelda eeldatavalt nagu nõrgemaid võistkondi. Aga ma räägin, see sõltub kontekstist, seisust, mäng on dünaamiline, see ei ole lihtsalt ühe pulgaga võtta. Kui me räägime siin, et eeldatavatel väiksematel on siiamaani hästi läinud, siis anname ikka asjale objektiivse pildi ka, et on ka nii suuri meeskondi kui suuri mängijaid, kes siis pikal turniiril ooteaega ei vaja, et siin ees on meil praegu suuremate väravaküttide tabel ja kõik need mängijad, keda siin näha on kõik absoluutsed superstaarid, maailma ekstraklassi väravakütid, kahtlemata ka see on alles algus. Muidugi Lionel Messist võiks teha siin eraldi saate, aga samamoodi kõikidest nendest teistest, aga see jällegi näitab seda, et nii nemad kui kõikide nende koondised on alustanud MM-i võimsalt. Ja ütleme nii, et suured turniirid on suurte mängijate nagu lava, et selles suhtes võib-olla siin ainuke eeldatav, kes on puudu, oli vigastuse tõttu küll ei alustanud, on Jamal, keda kõik ootavad nagu siia samasse tabeli nagu ülemisse otsa, aga okei, võime ka võib-olla Cristianost rääkida, aga las me jätame pärast eilset mängu selle sinna. Ehk siis see on selge nagu, et need mängijad, kes oskavad väravaid lüüa, siis need ütleme siis need võistkonnad aitavad neil seda nagu teha nii-öelda nagu ja nad suudavad seda vastutust enda peale võtta. See on selge nii-öelda, et vaatame nüüd, kuidas need asjad numbrid edasi lähevad, et ma arvan, nendest võib-olla siuke tugev korralik test oli Mbappele Prantsusmaaga, Senegali vastu tegelikult, mis ei olnud üldse lihtne mäng. Ei alahinnata teisi nii-öelda ja siis muidugi Harry Kane ja Inglismaa, Horvaatia kindlasti väga konkurentsivõimeline võistkond ja Inglismaa väga tugev esitus. Mina ikka ei suuda mitte vaimustuda jätkuvalt sellest Harry Kane'i, me räägime temast kui väravalööjast ja näitame siin ka tema 2 väravat, üks siis penaltist, üks mängust. Aga et ta on ikkagi midagi märksa enamat kui väravalööja. See, kuidas ta tuleb sügavale palli küsima, tegelikult on ta väravalööja mängujuht Inglismaa koondisel ja ka Müncheni Bayernis, et minu arust tõesti fenomenaalne ründaja. Ja, et see, ma arvan, et siin praktiliselt kõik need mängijad näitavad, et nagu ka heade mängijate ülesanne on nagu teisi mängijaid enda kõrval teha nagu paremaks, et jalgpalli on, ma ütlen, et kollektiivne sport ja meeskonna sport, et ma arvan, et kõik mängijad ka
teevad väljakul oma meeskonnakaaslased paremaks ja võib-olla Harry Kane ja võib-olla isegi veel nagu lisaks siia rolli, et ma arvan, et tal on väga oluline lüli. Nüüd on küsimus see, et kui tuleb ka selline, ütleme siis nii, et temale vääriline vastane. Absoluutne ekstra klass, mitte Horvaatia oleks tugev vastane. Täpselt nii-öelda siis või leitakse see õigem võti, kuidas teda pressida või kui kaugele sinna nii-öelda pressingu minna, et kuidas see sidusus ja see mängu selline üldine dünaamika Inglismaa jaoks nagu hakkab minema, aga ma arvan, et eile oli selline päris veenev esitus korralik. Kui sa neid mänge vaatad, siis kas sa vaatad neid, olgu ta siis MM-mäng või mingite klubide meistrite liiga mängud või mis tahes siis rahvusvahelist jalgpalli, kas sa vaatad neid nagu treenerina, et ammutada mingeid uusi ideid, olla kursis sellega, mis tippjalgpallis toimub, midagi kolmandat lihtsalt kohvi või õlle kõrvale, kuidas sa vaatad neid mänge? Tahaks vaadata kõike nendes viisides, aga alati see läheb ikka ühte samasse viisi, et sa vaatad ikka kui treenerina, see praktiliselt on võimatu, et natuke seltskonnast sõltub, aga no praktiliselt võimatu on vaadata ikkagi selliselt nagu neutraalse või tavalise pilguga, et pigem kuna aeg on limiteeritud kõigil, siis on ka vaja valida mänge ja pigem sa vaatad nagu ikkagi teatud huvist juba midagi. Eksin ikka, erinevad viise on, et kui tahta tõesti sügavuti vaadata, siis peab vaatama pigem üksi või ütleme, tänapäeval on ju kõik võimalused, et need uuesti vaadata või siis või olla siis teatud nagu selles, kerida neid uuesti läbi nii-öelda, aga vahest on vaja ka koos lastega vaadata, et teha arusaadavamaks seda jalgpalli. Kahtlemata, aga et võib olla täitsa mingisuguseid detailikesi, nüansse, kus sa saad ise mingeid mõtteid, mida siis oma meeskonna mängus, mida tuua, millele tähelepanu pöörata, et seda nii-öelda ainest võib üks tippmäng pakkuda? Kindlasti. Selles suhtes me peame aru saama, et tippjalgpall, kui me räägime meistrite liigast ja maailma meistrivõistlustest, Euroopa meistrivõistlust, see on kirstordil. Me peame aru saama, see on ikkagi täielik nagu tipp ja alati ükskõik millisest mängust on erinevad detaile, kui sa nagu süvitsi nagu vaatad, et alati on see spetsiifilist mingite mängijate kohta või siis võistkondliku nagu dünaamika kohta, et ütleme, mu isiklik eelistus, see on lihtsalt nagu eelistus, et see lihtsalt kujuneb võib-olla nagu aastate jooksul või on kujunenud nii, et ma vaatan nagu jalgpallimängi treenerite pärast, ehk siis sõltub, mis treener on, siis mis on seal ideed taga, et ma tavaliselt tean juba natukene nagu rohkem tausta selle mängu kohta, et ma arvan ka tavainimesel nagu tegelikult see eellugu oleks on nagu hea ja oluline, kui sa tead ikkagi rohkem juba selle mängu kohta, mängijate kohta, nende heade või halbade külgede kohta, siis on ka huvitavam vaadata nii-öelda, et kuidas see mäng nüüd kujuneb, et ma pigem vaatan ikkagi jalgpalli kui nagu üks võistkond versus teine võistkond, et ühel on üks plaan nagu asi ära lukku panna ja teisel on teine plaan sinna vastu ja see dünaamika, see plaan ei lähe kunagi 100% täide, mitte kunagi. Ja siis on huvitav jälgida seda kohandumist seal ja sellist üksteise nagu ülemängimist nii mängijate poolt kui ka nagu treenerite siis poolt, et mida on võimalik nagu teha nii-öelda seal sees. Nii, lähme sellesse malemängu võib-olla natuke rohkem sisse, enne kui me tõuseme püsti ja lähme siia taktikatahvli kõrvale, siis enne ma küsisin su käest, et kui palju sa võtad siit enda klubisse. Mis sa arvad, kui palju nagu Eesti jalgpall üldse, olgu ta siis jalgpallikoondis või mis tahes klubid üldse MM-i meeskondadest saavad õppida? Ma küsingi konkreetsemalt Eesti koondis näiteks, kui me võrdleme koondisi, kui palju siit on õppida? Malli võtta? Alati on, nagu ma ütlesin, igast mängust on nagu malli võtta, et ma arvan, mida see nagu turniiri nagu algus näitab, on see, et paber on paber enne mängu. Ehk siis ei tohi olla aukartust, peab olema väga selge konkreetne plaan, mis on siis sinu sellised võib-olla 2-3 sellist põhilist relva, ütleme siis niimoodi, vastase vastu, et sul peab olema alati mingisugused oma plussid versus nagu vastane nii-öelda, ükskõik on siis suurem, väiksem või enam võrdses kategoorias, et ma arvan, siit on nagu selged asju, mille peale mõelda, et selge on see, et näiteks kaitsestruktuur on üks asi, mis ma arvan võiks olla ja tegelikult ka aegade jooksul on olnud Eesti nagu nii-öelda nagu trumpe, ehk siis nagu vastasel on raske tekitada meie vastu värava võimalusi või siis siin MM-i kontekstis siis nende nii-öelda väiksemate võistkondade vastu, et raske on tekitada värava võimalusi nende vastu.
Ma arvan, et teatud määral palli on vaja mängus, ehk siis terve aeg lihtsalt meetrit panna jooksutossud jalas, ei jaksa keegi lõppkokkuvõttes, mingi moment on seal nii palju neid momente juba, et kus võib midagi juhtuda, et seal on vaja teatud määral nagu palli. Aga ma arvan, selle kaitsetöö ja selle pressingu ja selle kõrgusega saab nagu palju mängida, et ma arvan, et siin on nagu ka meil võib-olla nagu Eesti kontekst õppida, et kui me võtame nagu näiteks meie enda nagu klubi peale, siis selline madalam pressing ja sealt tuleme nagu kõrgele ja piisavalt suutlikkus olla ka kõrges pressis, mis on tegelikult füüsiliselt nagu nõudlik ja mida me tegelikult MM-il ei ole väga palju näinud, väga intensiivselt kõrget pressingut, siis nende balanss peab ka olema, sellepärast see tähendab seda, et kui sa palli võidad ka vastase poole peal, sa oled nagu lähemal tekitada ka ise võimalused lõppkokkuvõttes võidab see võistkond, kes lööb nagu ühe värava rohkem kui vastane, et ma arvan, et siin on nagu Eesti koondisel võtta, kas ma nüüd nagu doktor siin nagu räägin, kuidas on vaja ravida, aga lihtsalt nagu ütleme, on selge see, et kui kaitse on organiseeritud, struktuur on paigas, siis peab olema nagu mängijate nagu sellised selged ülesanded, et kuidas me saame ka olla kõrgemal, et me suudaksime ka piisavalt kõrgel olla võistkonnana, võita palli natukene kõrgemal sektorites ja me peame suutma nagu omada ka piisavalt nagu rahus pärast seda, kui me oleme need meetrid ära teinud ilma pallita, et me suudame nagu ka organiseeritult rünnata, mitte kohe seda palli nagu kiiresti ära kaotada, et me peame suutma nagu luua nagu avatud mängus võimalusi või siis tekitada neid nii-öelda standardolukordi rohkem ja rohkem mängu, et ma arvan, see on võib-olla selline paralleel. No, lähme vaatame selle teooria peale siis nii-öelda natukene joonise peal, pool praktikat. Sa oled meile siia ette mananud nii-öelda miksi kahest mängust. Räägi meile kõigepealt, mis sa siia tahvli peale pannud oled? Esimene mäng on siis, või ütleme siis esimene selline nuppude asetus on sellega, et kollane on siis Hollandi koondis versus punane Jaapan madalamas siis kaitseblokis. Ühendame selle võib-olla ära ka siis selle järgmise Hispaania ja Roheneme saarte mänguga, et ütleme, näidata võib-olla lihtsalt korra ära, et miks selline tsoonirünnak tsooni kaitse vastu on kohati hädas, ka see MM hetkel näitab ja klubi jalgpallis tegelikult ka on teatud trende, mis lähevad sinna poole, et Holland alustas siis sellise suhteliselt kitsa, kutsutakse kui narrow four, ehk siis kitsa 4 liiniga, ehk siis esimeses faasis need mõlemad äärekaitsed on suhteliselt madalal, ääreründajad on mõlemad üleval ja laiali, üks number 6 De Jong, 2 nii-öelda siis taskutes olevat mängijat ja 1 ründaja, kes oli Malen siis alguse sees, kes nüüd on ka kriitikat natukene saanud juba rohkem, et kuidas sa mida ja kas talle sobib see positsioon ja nii edasi. Ehk siis see algasetus, mida siin Jaapan nagu vastu pani, et kui me räägime, me oleme sellel kõrguse peal ja madalamal ja siin juba oma kasti lähedal, siis Jaapan oli 5 liiniga, 2 kontrollivat keskpoolkaitsjat, 2 nii-öelda ääremängijat, 1 tipuründaja, ehk siis 5-4-1 selline klassikaline vastu. See oli nagu selline, ütleme nii, et Holland pidi hakkama nagu seda lahti muukima nii-öelda nagu. Ehk et vabandust segan vahele, aga eriti Jaapan keskendus ilma pallita mängus väga selgelt sellele, et kesktsoon oleks nii-öelda turvatud, et Holland ei pääseks pigem siit tulema. Jah, ütleme nii, et nagu kui me võtame selline Hollandi selline suhteliselt nagu tegelikult ju klassikal 4-3-3, lihtsalt need äärekaitsed liikusid hiljem ka üles, Jaapani 5-4-1 ja Jaapan tegelikult ka ütleme siis natuke kõrgemal muutis oma seda struktuuri, et see struktuur on nagu alus, me saame võtta vähe selliseks nagu maketis või skeletiks nii-öelda sellele nagu süsteemile, et lõppkokkuvõttes nagu struktuur siin tahvli peal on väga lihtne näidata erinevaid liikumisi ja liigutada nuppe asju, et lõppkokkuvõttes peab see olema kõik nagu väljakul, et muidugi kahju on see, et me ei saa siia videopilti siia juurde. Selleks meil kahjuks õigus. Jah, et ei saa videopilti juurde, et kindlasti on videopilt on alati seda nagu lihtsam ja selgem nagu rääkida, aga ehk siis, mis oli see Jaapani siis idee, see, et selle ühe ründajaga, kuhu iganes see pall ühele või teisele poole läheb, ehk siis see ääremängija, pigem siis vasakpoolne ääremängija hüppab siia välja, nüüd kui see pall liigub siia äärde, väga agressiivne selline wingback
Siit Holland tahab tihti sellist underlap ehk siis nagu selja taha kaitsele liikumist, siin on kaitsemängija olemas, ründaja tuleb siia, tugi siia, lähim poolik siia lähedale, väga kompaktseks, kogu liin, kogu see ääretsoon, siin on variandid, ühenda siia, kas otse ründajale siia, on erinevad variante, aga ütleme nii, et kuna see Jaapani pressingu alguses siit oli ikkagi väga kompaktne ja lähedal, siis siit vahelt nagu läbi pugeda kuskil oli selline nagu suhteliselt keeruline ja see võib-olla see MM, mida on veel näidanud, nagu kui me räägime sellisest nagu behavior või nagu käitumismallist on see, et kui see pressing on õigeaegne ja see palliga mängija teeb rohkem kui sellise ühe puute siin nii-öelda või ta pöörab oma keha, siis see pressing on väga lähedal tegelikult. See on ka midagi, mida meie siin peame. Et see näiteks äärekaitse. Jah, ehk siis see on seesama see, et kui me rääkisime enne siin koondise jalgpallist, et mida võtta ja nii edasi, et ehk siis nagu see, milline see nagu see pressingu distants pärast seda, kui ta on ära tulnud, et olla siin sellises 2 meetri raadiuse sees, ehk siis siit nüüd surutakse see mängija tagasi ja seda ma räägingi, et nagu siin nuppudega on väga nagu hea näidata ja liikuda ja nii edasi, vaid küsimus on nendes detailides, et me suudaksime siit pressida see tagasi. Eks kui see mängija saab juba selles asendis palli ja siit tuleb see liikumine, nüüd kui sa oled natukene hilinenud selle liikumisega, see pall on piisavalt täpne, me oleme juba selles tsoonis, sa võid olla siin ees, aga juba see pall lendab siit läbi nii-öelda, nagu juba on see võimalik ja see struktuur on küll hea asi, aga lõppkokkuvõttes tast ei ole midagi kasu nii-öelda. Ja nüüd on küsimus selles, et selles ajastuses, selles täpsuses struktuur aitab, struktuur aitab luua seda nurka, et nii kui see pall liigub siia, nüüd on see pressing lähedal, nüüd tal on võtta üks puude vaja keskele võtta, surutakse tagasi, siit on abi olemas, siia diagonaalselt ei ole lihtne leida ja nüüd ta läheb tagasi ja see oli nagu see Jaapani idee, ehk siis nagu siit see ääreründaja jätkas, nüüd läheb pall tagasi, siit tuli veel ründaja, tihti oli Hollandil vaja teha seda, et nad võtsid selle väravai siia mängu, ehk siis nagu liikuda siit ja siis proovida teiselt äärelt jälle uuesti, aga mis see tähendas seda, et see kõrgus nüüd natukene muutus. Ehk siis kõrgus muutus võib-olla siia, Jaapan jätkas siit või siis see mängija, tihti see mängija siit jätkas ülesse, see sama vasakpoolne ääreründaja ja siit moodustus kiiremini selline 4-4-2 struktuur, kus siis üritati kiiremini juba see kinni panna, nii-öelda oodata seda, kas siis esimest söötu siia või jälgida, et see pall läheb siin ääre peale ja jälle ühele poole suruda. Ehk siis see tähendaks seda, et nad jõuaks ka rohkemate mängijatega sinna kiirrünnakusse. Ehk siis see oli selline nagu Jaapani selline idee, mis küll nagu ütleme nii, et klubi jalgpallis võib-olla jätkuks ka veel rohkem kõrge pressiga tõenäoliselt, aga Jaapani idee oli ka see, et nad tahavad natukene nagu kõrgemale võita, et ainult sellest puhtalt siin madalas ei piisa jälle nii-öelda nagu, et see struktuur aitab, aga puhtalt madalas ei piisa ja tegelikult vastu sellele siis Holland langes täpselt samamoodi alla, eriti just esimene pooleg ja samamoodi 5-4-1 ja väga ootaval seisukohal, mis võib-olla natuke ka välja kutsuda. Jah, ka välja kutsuda, mis võib-olla tegelikult Hollandi puhul natukene võib-olla on üllatav, et mindi seda teed, aga see oli siis selline valik. Kas selles Roheneeme saarte Hispaania mängus seal küll nii-öelda formatsioonid ja mängumudelid olid mõnevõrra erinevad, aga saad sa siin mingid paralleele tõmmata? Siin saab sellega tõmmata paralleeli, et kui me paneme need samamoodi selle viiese liini siia alla, samamoodi 2 kontrollivad poolkaitset jälle, ääreründajad ja 1 ründaja, mis Hispaanial teistmoodi. Hispaania selline, mõlemad võib-olla Hollandi, Hispaania võib tuua sellist jalgpalli sarnasusi, nagu me teame ajaloost ka juba palju ja jalgpalli metoodist, kuidas jalgpalli juba mängida. Aga samamoodi selline baasasetuse võib võtta 4-3-3, mis nagu on lihtsalt asetus, mida siis Hispaania tahab rohkem kasutada on see, et need mängijad siin Cucurella siin äärel, siin Lorente, nad on nagu algselt juba palju rohkem üleval nii-öelda. Ehk siis need 2 mängijad pluss siis see 1 keskpoolik, Rodri siia või Pedri siia alla, ründaja siia. Ehk siis need mängijad siin on rohkem liikuvamad keskel, siin on vaja leida väikseid kombinatsioone, siin on samamoodi nendes siukses half space'ides, spoorruumides need mängijad olemas, aga need mängijad on nagu oluliselt nagu kõrgemal. Ehk siis tähendab seda, et kui need mängijad nüüd keegi siit otsustab välja tulla, siis tähendab seda, et kuskil siin on ikkagi suhteliselt palju ruumi. Mis see tähendas, oli see, et Roheneeme saared olid ikkagi võib-olla nõksa veel madalamal kui Jaapan nii-öelda. Ja siin oli nagu raskem neil leida
nagu seda ruumi, siit seda pressingu distantsi minna ja siin ründal see on ikkagi väga ropp töö nagu jooksu distantsi mõttes, et ja samamoodi siin leida ajastust, et millal tulla välja, et ehk siis Hispaania võib rahulikult ka mängida selle mängija nii-öelda meelitada neid välja ja kui me tuleme valel momendil välja, me jookseme siin jälle natukene tühja ja tähendab see, et me leiame siit kuskilt selle ülekaalu siit ääre pealt üles. Aga pigem oli see nagu ääre pealt mängimine või siis sellised väiksed kombinatsioonid siit vahelt, mis tegelikult Roheneme saartele sobis. Nad olid jälle pallile suhteliselt agressiivsed, kui see pall oli siin sellises meeste summas või sellises keskmises sektoris või siis täitsa ääre peal kinni ja siit on võimalik nii-öelda nüüd siis sellesse kiiresse üleminekusse minna. Mida nad tegid, nad said ka jooksma paar korda, aga ütleme nii, et pärast neid meetreid nendesse äärte koridors distants, et see pall säiliks ja saaks selle organiseeritud rünnaku, et see oli võib-olla natukene sellist on ka nagu teatud klassivahe, näiteks võrreldes Jaapani üldse palli valdamise ja muude asjadega ja nende mängijate, kes on ees, et siin see rahulikkus näiteks neil pigem puudus, et nagu nad tahtsid kiiresti selle lõpetada ja rahvas seal elas neile kaasa, kui nad seal võimalusi said, et see võib-olla nagu psühholoogiliselt mõjus nüüd nagu see sinna palju, pluss siis see boksi kaitsmine, ma arvan, oli selle Roheneme saarte mängus selline ka võtmeküsimuse väravahil oli ka, nagu me teame, päris suur roll, et kes toetas seal võistkonda erinevate asjadega, et siin see oleks nagu paralleel võib-olla selle viiese ja selle kogu selle liini selle kompaktsusega ja see nagu ütleme siis erinevus oli sellest, et kuidas nüüd see pressing jätkub ja kuidas see siis dünaamika nagu mängu käigus muutus, et Hispaania Roheneme saared kogu mäng oli ikkagi praktiliselt nagu samas rütmis, ehk siis küsimus oli siit, et kas murtakse läbi, ei murta mingi olukord jälle, võib-olla mingi standardolukord ja nii edasi, kas murtakse ja pigem on sellisel ootaval seisukohal nii-öelda nagu. Ja küsimus oli selles kvaliteedis, et millal tuleb Jamal, kas ja nii edasi, kas see dünaamika muutub, ehk kui struktuuriga või nende positsiooniga mängijad täidavad eeskujulikult neid, siis küsimus on see, et sul võib olla siin struktuur, aga kui siit mängija läheb 2 mehest mööda, siis see nagu siit nagu see kvaliteet nagu aitab kaasa sellele, et need asjad tekivad natukene nagu nii-öelda lihtsamalt, aga võrreldes siis Jaapani ja selle, kus oli nagu sellised ütleme, Jaapani mängijate kvaliteet on samamoodi väga kõrge, mängivad väga tugevates liigades ja võistkondades, et see palli valdamine tegelikult ja sellised kiirrünnakud, mis oli Jaapani puhul olid nagu suhteliselt ütleme siis dünaamilised, et kui siin näiteks siin selles sektoris oli palli võitmine kuskil, siis leiti tihti siia kuskile jalga see pall, siia ette ründel, nüüd paneme need mängid natukene alla poole, mis oli ka Hollandil teada tegelikult, ehk siis natukene hoiti need allpool, ehk siis, aga siit need liikumised võis olla kaugem ääremängija, ehk siis väga palju neid kiireid liikumisi tuli kohe liinile taha ja võis tulla siit, mida väga tihti võib-olla tippjalgpallis ei näe, et siit liikumi liinile, siit ja siis see mängija võis lõpetada siin selle avanemise. Ehk siis nagu kaugemalt äärelt siia sisse ja nüüd oli hollandlastel küsimus, et kui palju nüüd järgi minna ja nii edasi, mis avas neile ruumi võib-olla, et säilitada ka nagu palli kauem, ehk kui ei saanud kohe minna, siis suudeti natukene hoida ja pärast seda Holland valis pigem strateegia, kui nad suudavad seda hoida piisavalt pikalt liigutada, siis tuleme meiega alla poole nii-öelda. Ja see mängu dünaamika nii-öelda oli siis nagu suhteliselt erinev võrreldes selle Hispaania ja Roheneme saarte mänguga. No nii nagu näete, jalgpall ei ole ainult üks palli veeretamine, vaid on tegelikult väga põnev malemäng kahe leeri vahel. See malemäng jätkub veel meil 6 aega laias piires. Jälgime seda partiid, seda ühte pikka partiid väikestes tükkides ja oleme siis juba teise mängude vooru järel teie ees tagasi, et siis vaadata otsa, kas MM on jätkunud sarnaste trendidega, kindlasti toob midagi uut, nii et püsige lainel, jälgige igapäevaseid uudiseid ja siis õige pea teie juures ka 3. poolaeg MM stuudio tagasi. Tänud vaatamast, kohtumiseni. Siljevits endardus ja Piiraja pääseb löögi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saadet toetab EpicBet, jalgpallipanuste kodu.